või siis eesti keel ja siis kas venelased või eestlased, aga ei ole kõik nii, et inimesed on erinevad. Mina näiteks olen ukrainlanna, kuigi ma räägin vene keelt, aga see ei tähenda seda, et mina olen venelanna või Venemaalt ja kuidagi seotud. Kui inimene tuleb elama võõrale maale, siis ta ikkagi peab adapteeruma ja omaks võtma kohaliku keele ja kombed ja mitte tulla ainult koormama sotsiaalhoolekandesüsteeme, mis tulevikus saab, eks elu näitab. Mul näiteks kasvab poeg ja ma mõtlen tema tulevikust. Samuti ka loodan, et eri läheb hästi. Mina juba 12 aastat olen ettevõtja ja firma tegeleb turu-uuringute ja ekspordialaste projektidega. Loodan, et sellega läheb hästi ja siis samuti ühiskondliku projektidega, millestega ma tegelen, nagu näiteks Ukraina eriklubi Eestis. Venekeelsed me oleme, kuigi selle tõttu ei paista meie rahvus. Ütleme, see on selline impeeriumi ja NSV Liidu pärand, et kõik inimesed, kes räägivad vene keeles, siis on ka venekeelsed. Aga kindlasti, et ma olen tšuas ja siis ma olengi tšuas. Samas ka ma olen venekeelne. Kui me räägime lõimumisest, siis sa lõimud kellega koos, eks ole, sa elad koos nende inimestega ja sa naudid seda elu. See on sinu elu ja nende elu koos. Assimileerumine tähendab seda, sa unustad ennast ja enam ei tulegi meelde, kes sa oled ja minu jaoks on surm. Te küsisite assimilatsiooni kohta, et ma hakkasin mõtlema, et miks inimene ei räägi emakeeles. Vaadake, üks inimene ja teine inimene ja mõlemad räägivad emakeelest. Üks ütleb näiteks tšuassi keeles või ersa keeles rääkida on lahe, see annab mingit sellist energiat, jõudu, et teine räägib, ei, mitte mingil juhul. Kui sa isegi nagu lastega räägid seda keelt, siis mitte mingil juhul seda ei ole vaja, see on välja suure või välja surnud keel ja nii edasi. Et vaadake, kuidas kaks inimest räägivad ühest asjast. Üks räägib elust ja teine räägib surmast. Ja see inimene, kes räägib surmast, et miks ta räägib niimoodi? Tal ei ole ilmselt negatiivset kogemust, aga kas tema esivanematega on midagi juhtunud? Võib-olla kedagi piinati, et vahet ei ole, mis rahvusest on, et me oleme siin, ma räägin inimkonna tasandil, et me oleme erinevad rahvused läbi elanud miljon sadu halbu asju. Tragöödiat, eks ole, ja nii edasi. Keegi oli seal konlaagris, eks ole, kedagi seal, ma tea, küüditati, keegi oli seal, ma tea, kedagi ristiti vägisi, eks ole. Neid juhtumid on palju, et vahet ei ole, millise rahvusega me räägime. Ja selleks, et mõista, et miks inimesed ei räägi emakeeles, et on vaja aru saada, mis juhtus nende peres. Ja kui meie suudame seda teha, siis me räägime vabadusest, me räägime sellest, et me elame täie rinnaga ja me räägime õiglusest. Nõukaajal me pidime rääkima ühte keelt, nüüd me räägime inglise keelt või kõik tahavad rääkida inglise keelt. Aga samas oleks huvitav ette kujutada olukorda, kui me räägime ainult inglise keelt või hiina keelt, mida me kaotaks sellega, mida me võidaks. Kindlasti me kaotaks teatud sõnu, me kaotaks teatud väljendid, me kaotaks teatud arusaama maailmast, miks asjad maailmas on nii, nagu nad on. Ja ma usun, et selle võrra meie elu oleks vähem huvitav. Ma tahtsin rohkem oma kultuuri õppima tunda, kuna pärit ma olen, nagu ma ütlesin, Kohtla-Järvelt ja olen nõukaaja laps, eks ole, siis tol ajal ei olnud seda vaja, aga kui ma sain juba täiskasvanuks, siis mul tekkis suurem huvi ja siis andis ka võimaluse rääkida tšuassi keeles ja õppida ja kohtuda ka päris tšuassimaal elavaid tšuassi. On hea, kui sa näitad, et kuigi viimasel ajal ma hakkasin mõtlema, et millist kultuuri ma näitan, et on olemas selline mõiste nagu lavastatud autentsus, ehk laval me oleme kõik tšuassid, tatarlased, ma ei tea, juudid ja nii edasi, aga kui me lähme koju, kes me oleme.
ja mida mina tahaks näidata, ma tahaks näidata oma mitte pärimismuusikat, kuigi ma näitan ka seda näiteks loengute kujul ja tükk aega ma juhendasin pärimismuusika ansamblit. Et mul on teine kõrvalprojekt või põhiprojekt Tarai ja siis me proovime mängida sellist kaasaegsemat tšuaši muusikat, mida ka tšuašimaal ei ole, aga just nagu selle mõttega, et arendada seda. Ja seda ma tahaks näidata, et me areneme, et me säilitame oma keelt ja kultuuri, aga me liigume ka edasi. Seda ma tahaks näidata. No ikka enda jaoks, vaata, et kelle jaoks sa teed, eks ole, kelle jaoks sa elad, et sa võid öelda, et ma elan ühiskonna heaks ja nii edasi, kuigi see on võib-olla selline, et natuke nagu vale või valesti öeldud, et ma teen seda enda jaoks eelkõige, see on mulle huvitav. Teisest küljest, kui selle töö tulemusena teised saavad teada teisest kultuurist, see on ka oluline ja väga hea, et see rikastab tegelikult, see nagu toidab. See annab mulle ka head tagasisidet ja see toetab seda nii-öelda egoistlikku tahet, et tegelikult oma kultuuriga. Me kaotasime ersa keelt meie sugupuu sellepärast, et vene keel sõida ära. Kui ma nägin õues lapsi, Eesti lapsi, kes räägivad omavahel inglise keeles, ma arvan, et inglise keel on rohkem ohustab eesti keele kui vene keel näiteks. Ersa keelt ma väga armastan, kui ma kuulen või loen. Isegi kui ma kuulen rohkem, sest laulu laulsime ja kui laulu laulsime koos teistega kogukonda liikmetega, siis see oli väga selline transcendentlik või kuidas eesti keeles olla, et sa lihtsalt kuskile lennad ära. Kõik inimesed laulavad. Mina pean oma kultuuri. Ma olen ühendanud nii Eesti kui Poola kultuuri ühte, aga ma ei hakka seda kellelegi peale sundima, kui keegi ei soovi sellest kultuurist nagu osa võtta. Selles mõttes, et kõik on nii, nagu inimene ise soovib. Mulle ta pakub huvitavaid tegevusi. Ma osalen ka selles ansamblis Laikonik. Me tantsime seal ja laulame Poola rahvuslikke laule. Eestimaa poolakate seltsis on palju poolakaid. Enamus neist, ma tean mõningaid, kes on tulnud näiteks Eestisse tööle, leidnud üles selle seltsi, soovinud ühineda ja nüüd ka igapäevastes tegevustes osalevad. Mina olen seal juba üle 20 aasta. Mulle meeldib seal, ma olen seal õppinud poola keelt juurde, kuna siin Eestis ei ole poolakeelseid koole, et siis nende inimestega, kes on Poola seltsis, nendega ma saan suhelda poola keeles vabalt. Vahel sõidame ka Poola, et veeta seal vaba aega või puhkust näiteks. Poolakate rahvarõivad on väga värvikad, kirevad, soovime alati näidata neid oma laulu- ja tantsuansambliga Laikonik kõikidele rahvastele, kes siin Tallinnas viibivad, ka turistidele, et milline on meie kultuur ja kui nad soovivad, siis võivad alati osa võtta sellest kultuurist. Mina olin lapsehoolduspuhkusel ja meie noor Tallinna Mari selts tegutses 2 aastat. Ja ma mõtlesin, et mul on aega praegu tegutseda sellega ka. Ja sellega ka alustasime. Sellega ka algas minu juhtimine Tallinna Mari seltsiga. Ma arvan, et Eestis selle jaoks on nii suurepärased tingimused, et Eesti on nii väike ja siin elavad nii palju erinevaid rahvuseid. Just Eestis ma sain selgelt aru, et mina olen marilanna ja ma pean mari keeles rääkima ja see on tõesti minu keel ja minu kultuur ja see ongi minu identiteet ja see ongi minu eripära. Eestlastele on ka tähtis teada rohkem oma sugulastest rahvastest. Kuni 3. eluaasta ma rohkem tegelesin Eesti juurtega või Eesti poolega. Aga kuskil 3. kus ma sain aru, et nagu miski osa nagu puudu. Ja sellest tahaks ma tulnud huvi ja kuna tatlast on nagu komme olnud suurtel tähtpäevadel või siis kokku saada süüa teha,
siis läbi toidu ma olen leidnud selle nagu lihtsama viisi ennast nagu seotuna hoida rohkem. Ma olen see, kes ma olen eestlane, ma olen tatarlane, ma olen mõlemad ja nii on lihtsalt. Tatarlased on võib-olla natuke temperamentsemad kui eestlased. Et ma mõnikord tunnen ise, et ma ärritun kergemini, aga ma olen kõik sõpradele, ma ei ole kunagi varjanud seda. Lisaks sellele ma ka Eesti hüppseltsi liige ja mis on nagu rahvuslik kultuuris, et väga nagu palju mind mitte aidanud, vaid nagu seda tugevdanud. Aga ka seal ma olen öelnud, et ma olen ema poolt tatarlane ja see on täitsa okei, sest segaverelisus, kui see on Eestis väga nagu levinud ja see on lihtsalt paratamatu. See naine, kes oli endine meie ühingu juht, sünnitas kaksikuid ja tal ei olnud enam aega seda teha ja siis ta pakkus mulle ja oligi nii, et ma pidin seda ära võtma. Kui ma räägin oma emakeelt ja kui laulan ja õmblen midagi, mis on hästi eriline ja Eestis uus, eks ole, siis teistel on huvi selle vastu, siis miks mitte. Kui ma elan siin, siis kui ma pean midagi oluliseks, siis ma arvan, et minu sõbradele ja minu lähedastele on ka see oluline ja mina tunnen Eestis, et on huvi udmurtikeele ja kultuuri ja köögi vastu. Seda ma tunnen iga päev. Ma suhtlen iga päev nii erinevate inimestega, et minu jaoks on täiesti loomulik. Näiteks firma tegeleb projektidega Kesk- ja Ida-Euroopas ja ma suhtlen inimestega, kes on pärit igalt poolt üle maailma, nii et minu jaoks see on lihtsalt huvitav. Üldiselt ümber asutajatesse suhtun neutraalselt. Kuigi arvan, et kui inimene juba tuleb võrale maale elama, siis ta peab siin töötama, teha midagi ja olla kasulikud ühiskonnale. Kui ta on noor ja terve inimene ja ta tuleb, siis ma arvan, et kui tal on oskusi, mida pakkuda Eestile, siis las ta tuleb. Oleks hea, kui õnnestuks ületada seda rahvusvaheliste lõhet, siis oleks väga hea ja vajalik Eestile, ma arvan. Minu jaoks on inimene ja kui räägid inimesega, siis sa õpid inimest tundma paremini. Kui nad tulevad siia, tahavad saada näiteks Eesti kultuurist osa, õppida eesti keelt näiteks, teada saada rohkem informatsiooni sellest riigist, kus nad nüüd siis elavad, asuvad. Ja kui see on nende jaoks vastuvõetav, siis väga palun. 5-10 aastat tagasi oli siin suht natuke killustunud, et olid ainult eesti rahvusest inimesed ja venekeelsed inimesed, aga nüüd on see kuidagi enam-vähem ühtlasemaks muutunud. Sidemesuhted on tugevamad kui näiteks vesi. Sest vesi on niisugune, temast saab kergelt läbi käega lüüa, aga verest on natukene raskem, sest ta on mass tihedam ja palju tugevam. Inimene peab olema inimene eelkõige, aga rahvus on ikka, see on juba teine küsimus. Selles lasteaias, kuhu käib minu tütar, on üks poiss, kes tuli, ma ei mäleta täpselt, kas Süüriast või ta tuli Libanonist. Et seal on ohtlik olukord ja nende pere otsustas põgenda sealt. Ja kui nad arvavad, et nendele Eesti sobib, miks mitte? Tulevad erinevate põhjuste järgi. Keegi tuleb õppida, keegi tuleb töötada, keegi just põgeneb mingist ohtlikust olukorradest. Eesti ühiskond ei ole nii monoliitne, sest juba ammu siin nii suur osa
venekeelse räägijatest ja mõned nendest hoiavad ennast eemal Eesti ühiskonnast ja sellel ma näen ikka probleem, see ei ole päris monoliitne Eesti ühiskond. Vere on sinu sees ja sa tunned oma kultuur ja keel ja oma pärimust just veri kaudu, mitte vesi kaudu. Arvestada teistega ja lugu pidada teisi kultuure. Kui me räägime tööelust, järgipäevaelust, vahet ei ole. Et mul on täiesti ükskõik, ilmselt seetõttu, et lapsest põlve saati ma olen näinud erinevaid rahvuseid ja vanemad ka nagu kasvatasid mind võib-olla alateadlikult, et on erinevaid kultuure ja see on iseenesest mõistetav. Ja kui Eestisse tulevad uued inimesed, ega mul nende vastu ka ei ole, sest ma saan aru, et inimesed tulevad ja lähevad riigist, nii nagu mu vanemad tulid nõukaajal Eestisse, mitte see, et need on halvad. Et lihtsalt elu viib neid kuskile ja siis sündid sinna siia ja kas oled süüdi selles, et ma ei usu, et kõik inimesed on halvad. Et mõni neist on, aga me ei hinda selle ainult ühe paari inimese alusel kõiki teisi. See on mõttetu, see on lollus. Oluline, et eestlased ega venelased või venekeelsed oskaksid ennast paremini kehtestada, et nad saaksid ausalt öelda, jah, et me elame siin Eestis niimoodi ja meie kombed, tavad on sellised ja te olete teretulnud mitte nagu hirmust öelda, et tehke nii, eks ole, vaid sellest, et jah, et me elame siin Eestis nii ja kui te tahate meiega koos elada, siis tulge. Igas ühiskonnas on palju erinevaid sotsiaalseid majanduslikke rühmi ja nii nagu venelased ei ole üks suur kogukond, seal on hästi palju teisi nooremad inimesed.